Jõelähtme kihelkonna rannikult Maardu rannavalla Randvere külast pärit Mari Kilu, kes elas pika ja väärika elu aastatel 1853 kuni 1947, polnud nõrgukeste killast. Kohalik rahvas kutsus teda Kilumariks, sest tõelise rannanaisena ei kartnud ta tööd ega halba ilma. Tema väike õlgkatusega maja oli otse mere kaldal ning elatist sai Mari peamiselt kaluritööga. Mari oli rahvalaulik. Nii et viisid, mida ta laulis, polnud kuskilt raamatust loet, vaid emadelt, isadelt suu kaudu saad. Tema mälus elas rannavalla lugu, mida ta pikkade aastakümnete vältel endaga kandis ja hiljem ka arhiivimeested ette laulis. Merel tormiga sõudes on käed, välku ja valu küllalt näinud. Aga meri on meid toit ja meri on meid hoidnud. Randvere, Uusküla, Kallavere, Rootsiküla, Muuga. Need on paigad, kus vesi ja kivid on meheks ja naiseks saamise katsumuseks olnud. Kui meri oli tormine, siis ma laulsin. Ja kui meri oli helde, siis ma laulsin veel valjemini. Meite rannarahva juured on siin soolases vees ja neis rannakivides ja nendes lauludes, nendes viisides, mis ammu enne meid siin rannal kõlasid. Seda peab võõras teadma ja seda peab võõras kuulma. Sõvalaeva sinnamaale, kudjed kukked kulda juavad, kukked kulda kanakalda. Hane tallasta obeda, pienet linnut pennisida, horeksed vararoda. Laeva pippar poivikene, se laeva liiva joota, karasta karinese, pututa punapiise. Mida tutujuhtimaje, kapututu katsumaje, noudatu külostimaje, iskadja lehle. Sõualaeva, jõualaeva. Sõualaeva sinnamaale, kus need kukked kulda juavad. Kukked kulda kanat karda. Haaned haljasta hõbeda. Piened linnud penninkida. Vareksed vanarahada. Laeva kipper poisikene.
ära lase laeva liiva joosta. Ära lase laeva liiva joosta. Sõudmise rütm on meil veres. See on see pikk tee rannani ja kibe töö, mis meid nõnda kangeks on teinud. Ja laul on aidanud nendest üle olla. Aga kuula nüüd, see laul ei kostu enam mitte mere sunnil, vaid südame soovil. See laul on jõudnud randa pärale ja ei pajata enam sellest, kui raske on aer, vaid sellest, kui kerge on unistus. See on laul, nagu ootaks ta õiget tuult. Üheksateistkümnenda sajandi lõpp tõi ka Maardu mõisa rannaküladesse uusi tuuli. 1880. aasta suvel panid 22 Maardu rannavalla meest selga pühapäevakuued ja asusid teele Tallinna poole.
Need kanged mehed moodustasid Muuga ranna meeskoori. See oli üldse esimene koor terves Jõelähtme kihelkonnas. Koori dirigent oli Randvere koolmeister Mihkel Kaares, kes asutas muusika- ja lauluseltsi, mille alla käis ka pasunakoor. Koorilaul oli kindlasti üks, mis aitas rahval oma keelt, meelt ja tunnet, et ollakse tugevasti kinni oma maas ja juurtes alles hoida. Vaat nii, kas te kuulsite, et siin oligi Muuga rannal kange meeskoor, Muuga ranna meeskoor, Jõelähtme uhkus ja teenäitaja. Nojah, meri on meide toidukott ja kirstuhänd. Kallavere mees ja kalaveri. See tähendab rannarahva sitkust. Jalgsi mindi laulupeale Laurinnast. Ja ega meie ramm ei ole veel raugenud, Juhan. Mihkel Kaarest pani mehed laulma ja vaata meid 145 aastat hiljem ja ikka meid omal rannal. Õige mehed, veri on paksem kui vesi ja laul, vaat laul on kangem kui aeg.
kuule, Mari, see laul võttis seest täitsa eensaks küll. Meie mehed ei läinud laulupeole palla häälega. Neil oli professori härra Johann Köhlerilt endalt lipp. Koorijuht Kaares ja Mihkel käinud ise Peterburis meistrijutul ja Köhler settinud lipuvärvideks sinise, musta ja rohelise. Just nii, sinimust roheline. Ja esimese koori mehed jäänud oma värvidele truuks. Nemad seda rohelist, mis mitte metsi ja rohuvälju tähendas, välja ei vahetanud. Ma vahel mõtlen, kuhu see lipp sai. Kas meri neelas ta alla või jäi ta kuhugi keldrinurka või päranda alla. Aga seda peab küll tunnistama, et vägeva laulu sai see uus, sinimustvalge Eesti lipp. Niksat, näksat, jalad löövad, tiksat, plaksat, tõmbad, antun nii, mis jaksad. Rannarahva elu polnud üksnes pühalik laul. Kilumari oskas ka kõige hapuma näoga kaluri uuesti naeratama panna, sest nali ja tants oli see, mis hoidis hinge sees ka siis, kui meri oli tühi ja tuul puhus vastu. Tulge, rahvas, paneme ranna rõkkama. Juhan, kas sina ikka tead, et Meitekandi torupillimees Peeter Piilpärk vihtus kuulsaks nii pulgatantsu kui ka karutantsu? Miks ma siis ei tea, ta on mu naabrimees. No, ja siis 1913 soveldaja Anna Raudkats need lood kirja panigi. Kuule, Juhan, Mari räägib siin kõvadest meestest.
nii . kas sina tursapolka sinu puus veel mõistab või on põlved selle juba kangeks teinud? naljamees , oota kohe , las pillimees võtab hääle sisse , siis vaatame , kes siin , tule tantsime . tule . kas sa nalja teed , Juhan , mul Tule. põlved nõnna kanged , mine vaata seal need näitsikud , poole nooremad . nüüd on näen , kelle põlved tegelikult nõrgad on . kus mu naane on ? tule , näe , oota . näed , tule pillimees siia , tere . näe , ma toon sulle tooli , võta istet . ei , pillimees , kas sa Meite kandi tursapolkat ka mängida mõistad ? Aitüma istet pakkumast. No muidugi mõistan, aga ma pole tulnud siia mitte kaugelt üksi. On lauaõhta ja kohale on saabunud kihelkonna kõige vägevamad pillimehed. Kalja, Ella. Kuidas nii, Ella? Kas sa oled pilli tantsu vastu ära vahetanud? Teada, kaua võib, Mihkel? Mina ei tea. Ma olen lapsest peale seda pilli enesest tähtsamaks pidanud pidama. Kas sina arvad, et pillimehed ei peagi tantsida saama või? Vaatame siis huviga, kuidas sa meie pillimängule vastu paned.
labajalg. Pikk ingliska. Kaarajaan. Thank you.
Hei Pillimees, kas sa Reili Hendrik ka oskad mängida? Oh aegu. Kallavere mehel läks meel lausa merele seda lugu kuuldes. Ega midagi, ma võtan naase kaasa ja kutsun teidki tantsima.
kuid ajad muutusid. Tuli aeg, mil meri muutus võõraks. Kadusid paadid, vaikisid vanad laulud ja sinna, kus kord laiutas vanaema peenramaa, kerkisid tööstus ja sadamamüürid. Sellega ei lõppenud rannarahva katsumused. Maardu keemiakombinaadid tossavad korstnad tõid randa võõrad tuuled ja võõra keele. Inimesi suunati siia kaugelt Venemaa avarustest nii palju, et ühel päeval leidis põline randlane end oma kodus justkui külalisena. Oli aeg, mil rannateedel ja Maardu tänavatel eesti keelt enam peaaegu ei kuuldudki. Oma keel ja oma meel jäid kitsasse, justkui vana taluhoone seinte vahele peitu. Mälu on vahel valus. Vot minu silmad küll poleks tahtnud seda näha, kuidas sadam 80-ndatel Nuudi tee äärde sadama ehitab. Kui mu venna pojapoeg kord oma vanaemalt päris, et kas ta tahaks seda näha, vastas vanaema vaikselt. Ei taha. Parem pojake, kui mu silmad seda ei näeks. Ära sa mind sinna küll vii. Ma mäletan seda vaikust, kui rannaliivale temati jooned ette ja öeldi. Siit maalt on veeras maa ja merele minna ei tohi. Ma mõtlesin, kas meid ongi seia kivide ja vee vahele unustatud. Juhan, ei ole unustatud. Meri ei unusta kunagi ja kivi ei kulu nii ruttu. Sa vaata vaid neid külatänavaid seal. Aga müürid ja masinad, need on ju ainult pealispinna virvendus. Sügaval seal põhjas, kus on meite juured, on vesi ikka, soolane ja puhas. See ootas lihtsalt oma aega.
aeg tuli. Vanaema ei tahtnud näha seda, mis kadus, aga ta oleks uhke selle üle, mis jäi. Vaadake neid koore. See pole ometi tagaohkamine. See on Muuga ranna uus veri. Need inimesed pole siia tulnud minevikku taga nutma. Muuga ranna kivid peavad jälle laulu vastu võtma, sest Kallavere mehel olevat ju kalaveri. Kui torm lükkab ümber, ujub kaldale ja hakkab uut paati tegema. Vaat seda see Kallavere nimi siis tähendabki. Äratagu laul need, kes veel magavad. Nüüd nägite, et meie rannalugu ei lõppenud, kui rannavalla rahvaga seljad kokku panime. Oli see just kui minu vana laulukaja, mis uuesti elama hakkas.
Ja nüüd kutsume me kõiki kohvikusse, varju alla, kuuma teed jooma, rõõmsalt seltskonnas viibima, sest ka mina tahan teid veel tänada kõiki. Ennem koduteed korraks istume ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga ma tahan kõigile veel kord öelda seda, et minu arvates on juhtunud see, mida ma kujutlesin. Sinises. Nii, tantsuõpetaja, lähme kõik üles, täname seal, et mul on seal ka veel terve rida kompse. Proua Agnes, et kui me selle retke ette võtsime, siis te tulite kaasa ja ma kirjutasin loo ja ma mõtlesin teie kõigi peale ja need laulud, mida me oleme laulnud, nagu te näete, et mina täna kaasa laulda ei saanud, et ka kõik minu laulud. Et mul on nagu niivõrd rõõmus meil praegu selle üle, et te tegelikult viisite ellu ühe unistuse. Ühe unistuse, et me saame päriselt 3 kooriga muugerdajatega siin platsi peal selles külas, sest see küla on seda väärt, et siin palju rohkem käidaks. Ja Mari tahab teile öelda ja Juhan tahab teile veel midagi öelda ja kohtume üleval.